Tere tulemast taas kuulama inimõiguste saadet. Meil on järjekorras eetris juba 10. saade. Oleme tagasi ühelt väga-väga pikalt suvepuhkuselt ja ka võib-olla kevadpuhkuselt. Eestis on vahepeal inimõiguste valdkonnas toimunud väga palju, igasuguseid huvitavaid arenguid. Kõige olulisem nendest võib-olla on käivas olev töövõimereform ja selle kõrval muidugi siis kooseluseadus. Ja sellele viimasele teemale otsustasimegi siis pühendada selle sügise avasaate. Minuga koos on stuudios, mina olen Kari Käsper Eesti Inimõiguste Keskusest ja minuga koos on stuudios Elver Loho internetikogukonnast. Tere! Et see kooseluseaduse teema on väga lai, väga mitmetahuline, et võib-olla alustuseks paar sõna selle kohta, et mis see üldse on. Et oli siis kevadel või juba kevade varasuvel tuli välja selline algatus, et 40 Riigikogu liiget andsid sisse seaduse, mille nimi oli kooseluseadus ja mille eesmärk on siis reguleerida, anda võimalus reguleerida oma suhted nendel inimestel, kes abielus ei ole, olenemata siis sellest, millisest soost need inimesed on, kes siis koos elavad. Ja see siis laieneb nii erisoolistele paaridele, mille puhul ütleme, väga palju seda arutatud ei ole, ja samast soost paaridele, mis siis on nagu uus asi. Et kui erisoolistel paaridel on alati olnud võimalus ka abielluda, siis samast soost inimestele Eestis perekonnaseaduse kohaselt seda võimalust antud ei ole. Põhiseadus seda ei keela, ei nõua, aga sellist varianti varem ei ole olnud ja siis nii meie kui teiste inimõiguslaste seisukoht on olnud, sealhulgas ka näiteks õiguskantsleri puhul, et see olukord, et samasooliste kooselu reguleerimise võimalust ei ole, et riigil ei ole riik ei paku sellele kaitset, on vastuolus inimõigustega, inimese õigusega perekonnaelule, mis on siis kaitstud nii Eesti põhiseadusega kui ka Euroopa inimõiguste konventsiooniga. Aga kaugeltki mitte kõik ei ole samal arvamusel. Et Elver, sina kirjutasid nüüd ka hiljuti ühe päris värvika artikli, ja ebaviisaka jah, artikli Õhtulehte, et mis sind ajendas nagu seda tegema või kuidas sina seda protsessi kõrvalt vaadates mingis mõttes, et kuidas sina nagu seda nagu tajud, et kas sa oleksid valmis ennast kooselu registreerima abielu asemel või kõrval või kuidas sa üldse seda võimalust nii isiklikus plaanis kui ka kogu ühiskonna jaoks näed? No, mina ei kipuks väga ei abielu ega kooseluseadust kooselu registreerima, sest pole esiteks leidnud õiget inimest, kellega seda teha ja teiseks mulle väga ei meeldi riigi sekkumine eraellu. Vaadates kas või abielu ja lahutuste statistikat ja kõiki neid probleeme, mis nende asjadega kipuvad kaasnema, siis ma ütleksin, et samasoolised paarid, kes nõuavad endale abiellumist või kooselu registreerimist, et tegelikult nad väga palju vist ei tea abielu lahutustest ja probleemidest, aga kui nad tahavad neid jamasid endale kaela, siis miks mitte võiksime pakkuda seda neile. Mis mind ajendas seda artiklit kirjutama on lihtsalt asjaolu, et kui Eestis sükene tolerantsuse või kui ütleme niimoodi, et homoõiguste sükene liikumise nende rahastus on täitsa avalik, et suur osa rahast tuleb Norrast, nagu ma aru saan, seal Norra mingi riiklikud fondid tahavad promoda tolerantset suhtumist ja meil on teada, kust tuleb ja mis motiividel see rahastus. Siis tegelikult me ei tea, kust tuleb varrorahastus ja selle SAPTKI rahastus. Et see on nagu praegu olnud sükene väga, väga kinnine teema ja kui vaadata analoogseid liikumisi mujalt maailmast,
siis seal on rahastus tulnud USA megakirikutest ja muudest sükestest kohtadest, mille eesmärk ongi sükest homovastast viha levitada, et Aafrikas tuleb see eriti hästi välja, kus promoti isegi seadust, mis oleks homodele ette näinud surmanuhtluse. Et noh, jah, Eestis ei oleks väga võimalik sükest asja nõuda. Suur osa ühiskonnast ei tuleks sellega kaasa, aga ilmselt rahastusmudel on samasugune, et ärimudel, ütleme niimoodi, on samasugune. Et jah, eks need grupid on see, millega siis seda Varro Vooglaid ja Saptk ei ole ju varjanud, et nemad kuuluvad siis sellise traditsiooni perekonna ja vara kaitsmisele pühendunud rahvusvahelisse sellisesse organisatsioonide võrgustikku, mille eesmärk ei ole siis mitte ainult lesbide ja geide, biseksuaalsete inimeste vastu, transsooliste inimeste vastu seismine, vaid neil on ka väga sellised, ütleme, väga radikaalsed vaated küsimustes, mis puudutavad aborti, küsimused, mis puudutavad naiste ja meeste võrdõiguslikkust, seal vara omamise küsimused ja igasugused muud, et tegelikult see on nagu selline terve selline keskaegne, mingis mõttes keskaegne ideoloogia, mille üks osa on siis Eestis leidnud oma väljundi selle kooseluseaduse vastu võideldes, et kui vaadata neid samu argumente ja ka neid materjale ja neid meetodeid, mida kasutatakse, siis need on suhteliselt äravahetamiseni sarnased samasuguste meetoditega, mida on siis teistes riikides erineva eduga kasutatud. Et eks igas riigis ole ka oma kontekst, et millisele teemale saab oma selle külge pookida selle, Eestis selge, et see abordi teema ei võta nii suurt vedu, et inimesed on siin suhteliselt nagu selle poolt ikkagi, et naisel on õigus ise otsustada ja siin on mingi selline suhteliselt normaalne kompromiss leitud võib-olla, et seda nad on küll üritanud, aga see ei ole saanud selleks üldrahvalikuks teemaks, millega siis nüüd endale toetajaid ja raha koguda ja mingisuguse aja nad minu meelest siin üritasid ka vanalinnast neid siis striptiisipaare või lõbumajasid vanalinna nendest puhastada, et ega see neil ka ei õnnestunud. Aga siis nüüd selles kooseluseaduses nad on leidnud sellise, ütleme, hea ja müüva toote, kui nüüd väljendada selles müügikeeles, mis siis läheb paljudele peale ja mille seljas ratsutada siis päris kaugele ja koguda märkimisväärne hulk raha, et seal on see summa, mis nad on tegelikult ju kogunud, on seal eelmisel aastal, arvesse võtmata seda, mis siis põhiaktiivne on ju toimunud sellel aastal, see oli ligi 300 000 eurot. Et see ei ole üldse nagu Eesti mõistes ja vabaühenduse jaoks väike summa. See on tõesti väga suur raha. Ja arvestada, et see ei ole tulnud tõesti kuskilt riiklikest grantidest, vaid see on tulnud tõesti, ütleme, isegi 2/3, ma saan aru, Eesti eraisikutelt ja 1/3 siis põhiliselt sealt nagu välismaalt. Et siis see iseenesest juba on nagu, näitab, et see ärimudel toimib ja ärimudel toimib ka Eesti oma inimeste nagu, et kui sa inimesi hirmutad, nendele maalid mingisuguse apokalüptilise tulevikuvisiooni olukorrast, kus neil võetakse nende lapsed ära ja kõik on kohustatud abielluma samast soost inimesega ja teisiti mõtlejad lastakse maha, et siis sellise hirmutamise tulemusel on neil õnnestunud paljudelt inimestelt saadagi päris märkimisväärne summa koguda. Nii et eks see ole asi, millega kirik on ju aegade algusest tegelenud, et müünud sellist lunastust ja hirmutanud inimesi. Lihtsalt Varro Vooglaid ja teised on viinud sellisele natukene uuele moodsamale tasandile. Ja nii see kipub olema ja tegelikult, et maailm ei muutu ju pärast kooseluseaduse vastuvõtmist, et samasoolised paarid on meil täna, on ka tulevikus, kes juba siiamaani on leidnud samasoolise elukaaslase, on kokku kolinud, nemad püsivad jätkuvalt koos.
võib-olla mõned neist registreerivad oma kooselu. Ma vähemalt selle viimase rahvaloenduse järgi tundub, et selliseid paare on heal juhul mõni 100, üsna vähe. Ja need probleemid, mida see kooseluseadus peaks neil lahendama, no need on ju põhiliselt sellised ühisvara probleemid ja see teema, et kui ühel neist on olemas varasemast suhtest laps, et siis ka teine samasooline vanem, kes seda last niikuinii kasvatab igapäevaselt samamoodi, et temal on võimalik minna kooli lapsele järgi ja viia ka lapse arsti juurde, et ta on nagu täieõiguslik lapse hooldaja. Just nii, et seal on, küsimus on ju selles, et minu meelest väga hästi on väljendanud seda selle California osariigi ühe kohtunik, kes tegi otsuse selle Prop 8, ehk siis kui Californias rahvahääletusel, kus Californias oli siis lubatud samasoolistel abielluda ja siis rahvahääletusel selle Proposition 8 või 8. ettepanek või eelnõu, et selle tulemusel nagu rahvahääletusel võeti see õigus ära ja siis rahvahääletusel vastu võetud õigusakt vaidlustati kohtus. Ja siis see kohtunik, kes selle esimese astme kohtuotsuse tegi, see oli väga huvitav, et ta oli nagu võttis kokku kõikide nagu ekspertide arvamused, erinevate poolte seisukohad ja tuli väga nagu selgele seisukohale, et siin ei tehta kellegile mingisugust kahju sellega, kui lubatakse, et see, kui üks osa ühiskonnast või enamik ka ühiskonnast otsustab, et mingi vähemusgrupp ei tohiks saada mingisuguseid õigusi, siis sellel peavad olema mingisugused ratsionaalsed põhjused, see ei saa olla lihtsalt, et mulle ei meeldi või mulle tundub see ebameeldiv või see ei ole minu jaoks aktsepteeritav, ma ei tea, eluviis või, et see peab nagu põhinema sellel, et mingid ratsionaalsed argumendid ja siis tema see põhiargument oligi see, et tegeliku ühiskonna põhihuvi on ju selles, et inimesed elaksid sellises stabiilses keskkonnas ja ütleme paari suhe, ütleme perekond kui sellise ühiskonna alus ja nii edasi, et see annab kaasa ka siis ühiskonna stabiilsusele, olenemata sellest, mis soost need inimesed parasjagu koos elavad. Ja siis jõudiski sellele järeldusele, et sellise õigusakti vastuvõtmine tollal ei olnud nagu põhiseadusega, California osariigi põhiseaduse ja föderaal, ja seda ma ei teagi täpselt kummagagi, aga et see ei ole nagu õige ja ei ole kooskõlas ja lükkas siis vaidlustas, ütles, et see Prop 8 ei kehti ja said jälle uuesti hakata abielluma. Et Eestis abielust me veel ei räägi, aga kaugel ka see arutelu on alles siis ilmselt ees, kui selle kooseluseaduse arutelu lõpeb võib-olla mõne aja pärast siis. Minul oli hiljuti üks minu jaoks väga huvitav kogemus, et ma sattusin õlut jooma ühe vanema põlvkonna Riigikogu liikmega, kes vist korra on isegi hääletanud selle kooseluseaduse lugemise poolt ja mis teda häiris kogu asja juures, ei olnudki see küsimus, et meil on mingi samasoolised paarid ja et neil on ka vaja ühisvara ja lapsendamist pere sees. Et see talle meeldis, ta tunnistas ka, et see on probleemiks ja probleem tuleb ära lahendada. Aga temale ei meeldinud see, et meil tuleb mingisugune pool abielu laadne toode, mingisugune, mida tegelikult saaks lahendada, andes notaritele rohkem õigusi. Et see, ja ma olen sellega, selles mõttes see on nagu valiku küsimus olnud, et meilt ka Inimõiguse Keskus, me ka arutasime seda kunagi, juba see oli vist 2009 või 2011 või millalgi, nagu ikka mitu aastat tagasi, kui Justiitsministeerium tuli alguses vist 2009, tuli välja selle oma mingisuguse ettepanekuga, et kuidas peaks hakkama reguleerima mitteabielulist kooselu ja mõni aasta hiljem tuli siis kontseptsioon ja me ka nagu paluti siis kommenteerida ja mitu küsimust oli seal, olid erinevad variandid, et üks on siis see registreeritud kooselu, mis meil praegu on arutluse all, siis oli seal üks variant, oli siis registreerimata kooselu, see tähendab seda, et nagu
isegi siis, kui sa ei ole otsustanud seda valikut teinud, et sa kellegiga nagu ametlikult registreerid oma kooselu, et ka siis sul tekivad teatud õigused ja kohustused, kui sa oled piisavalt pikalt koos elanud või midagi sellist. Või on sul üks ühine laps, oli vist selles üks välja pakutud variantidest. Aga see praegu on nagu arutelust kõrval, kuna see on ka väga palju suurem sekkumine inimese autonoomia eraelusse, et sa ei saagi nagu loobuda sellisest, kuigi tõenäoliselt selline mingisugune õigusakt tuleb, sest seal on põhjused, miks sellist asja oleks siiski vaja. Aga selle üle me ei aruta. Aga siis teine küsimus oligi nagu see, et kas kui teha nagu selline registreeritud kooselu või partnerlusseadus või nüüd, mis on siis kooseluseadus, et kas see tuleks teha nagu sooneutraalselt või tuleks teha ainult samast soost inimestele. Et põhjendused olid siis need, et ainult samast soost inimestele teha, see oleks siis olnud täpselt see sama, et siis me ei tekitaks siis erisoolistele abielu kõrvale mingisugust lahjendatud varianti juurde ja samuti et kuna inimõiguste probleem on eelkõige nendel samast soost inimestel, et siis see nagu lahendaks selle inimõiguste probleemi ja ei tekitaks nagu sellist mingisugust eraldi nagu lisaasja nendele, kes siis on erisoolised suhtes. Teiselt küljest jälle oli küsimus, miks meie ka tegelikult toetasime seda, et see peaks olema sooneutraalne, ehk siis kõikidele. Et see küsimus oli nagu selles, et kui selline asi teha, et mis põhjustel siis keelduda see nagu, et erisoolised ei saaks seal nagu osaleda, et miks neile seda võimalust mitte anda. Tollal me mõtlesime, et jah, et võiks ju anda, eks ole, et see ei võtaks nagu kellegilt otseselt midagi ära ja lõppkokkuvõttes aitaks see võib-olla ka nagu samasooliste suhtes seda olukorda nagu ka hoiakute mõttes paremaks muuta, kui see oleks nagu kõigile avatud, sest muidu on nagu ohtlik olukord on see, et nüüd me teeme ainult samasooliste jaoks mingisuguse asja ja siis see asi ei ole nagu erisooliste inimeste jaoks avatud, et siis see tähendab justkui samasoolised oleksid automaatselt kuidagi halvemad või teisejärgulised või nendel on nagu eraldi mingi asi tehtud, et seal oli nagu seal on nagu see, et need riigid on teinud eraldi valikuid, kuidas seda teha ja inimõiguste kaitse mõttes, kui ma ütlen nagu eksperdi pilgu all, ei ole vahet. Et kas ta on ühte või teistmoodi, mida ei tohi teha, mida siin mõned Riigikogu liikmed õiguskomisjonile on ettepanekud teinud, on see, et siis teeme ainult erisoolistele selle kooseluseaduse, kuna selle samasooliste üle on nii suur kisa, et siis seda tegelikult ei tohi teha, seda üritati teha näiteks Kreekas. Kreekas tehti niimoodi, et läks arutelu nii ütleme, see asi läks nii käest ära, et nad seal otsustasid siis, et nad võtavad ja teevad kooseluseaduse ainult erisoolistele inimestele. Leedus vist ka on selline olukord, siis kaevati see inimõiguste kohtusse, inimõiguste kohus ütles, et kui te juba teete kooseluseadust, siis te peate tegema ta sooneutraalsena, sest et ei ole mingit põhjust, miks ei peaks nagu seda avama ka samast soost inimestele. Täpsustav küsimus, et kui me räägime sellest kooseluseaduse variandist, mis praegu on laua peal, mis on Riigikogus, et see annab mingisugused õigused paaridele, annab samasoolistele paaridele, annab ka erisoolistele paaridele, et kuidas need õigused, mida see seadus annab, erinevad abielust? No seal on päris palju selliseid erisusi ikkagi, et mis jäid nagu praegu, et me vaatasime ka selle päris põhjalikult läbi, nii mõlemad nagu tõime need erisused välja, et on asjad, mis jäävad nagu ainult abielu alla, et mis seal olid nagu küsimuse all näiteks ühine nimi. Seal oli küsimused, mis puudutavad mis meie mõttes see ka nime küsimus oleks võinud ka olla nagu kuidagi paremini reguleeritud. Siis kõik ikkagi, mis puudutavad seda ka selle abielu registreerimist, et ei ole ikkagi siis see perekonnaseisuametnik vist ette nähtud, et notar peaks seda tegema. Seal on abielu puhul on väga palju asju nagu automaatselt kohalduvad ühte viisi.
siis selle kooselu puhul on niimoodi, et ikkagi seal notari juures need kooselupartnerid peavad tegema teatud valikuid. Et abielu puhul saab küll ka lisaks sõlmida abieluvaralepingu, kui sa soovid. Aga kooselu puhul on seal alati valiku küsimus, et ongi valita, kas see mingisugune, kuidas varasuhteid korraldada, kas need on ühisvara, kas on lahusvara, kas on, et kõik need asjad tuleb nagu eraldi otsustada, mis abieluga on justkui mingisuguse sellise kindla süsteemi alusel paika pandud. Ja muidugi lapsendamine, eks ole, abielus olevad inimesed võivad lapsendada ka väljaspoolt, siis kooselu puhul on lubatud lapsendada ainult oma partneri juba olemasolevat last. Et selline erisus, nii et neid üksikuid erisusi seal veel on ja me ei tea, mis see lõplik tekst nüüd tuleb, et mis sinna lõpuks sisse jääb ja mis kujul, aga on selge, et ta ei ole nagu ka see hoolsuskohustuse küsimus oli, et seal oli samamoodi, et seal on ka nagu valikuvõimalused, kui abielu puhul on nagu selgelt see kohustus maksta hiljem, eks ole, toetust ja alimente ja mida iganes. Et siis seal kooselu puhul on võimalik jälle nagu valida mitte seda teha. Nii põhimõtteliselt ei ole tegu siukse homoabieluga lihtsalt teise nimega, vaid seal on ikka tegelikult tohutu hunnik siuksed väiksed erinevused, mis on tegelikult olulised. Ja, et ta on nagu erinevus, et on olemas küll. Et ühest küljest, et ta annab selle minimaalse kaitse riigi poolt, mis inimõiguste ja perekonna, siis inimese õiguse perekonna elule tagamiseks on vajalikud. Et ta ei anna õigust abielule, et õigus abielule on eraldi ja õigus abielule tänapäeva inimõiguste mõistes on ikkagi asi, mis ei pea olema avatud samast soost inimestele. Vähemalt rahvusvahelises mõistes on see selline nagu arusaam seni olnud selline. Kas see tulevikus muutub? Ma ei tea, võib-olla muutub. Praegu igatahes seda nõuet ei ole, nii et aga samas kui Eesti näiteks otsustaks, et abielu on ka sooneutraalne, siis see on samuti lubatud ja näiteks meie põhiseadus ei ole selles mõttes üldse takistuseks, et kui mõnes riigis on see põhiseadusesse sisse kirjutatud, et peab olema mehe ja naise vahel abielu, siis Eestis on ainuke takistav säte on perekonnaseaduse paragrahv 1. Et põhiseadus, kui sa loed seda põhiseadust, siis põhiseadus on nagu täiesti sooneutraalne, täiesti nagu ütleme kõiki õigusi, kõigile võrdselt nagu kõiki õigusi garanteeriv, isegi näiteks see väike kõrvalepõige, kui kaitseväe kohustusest rääkida, et isegi seal ei ole, näiteks põhiseaduses ei ole kirjas, et ainult mehed peaksid läbima kaitseväe teenistust. Et seal on, see on täiesti nagu selles mõttes, et põhiseadus on selline ideaalne näide sooneutraalsest. Ainuke asi, mis seal on abielu kohta, on see, et abikaasad on võrdõiguslikud. Et see ei ole öeldud, et mis soost need abikaasad peavad olema ja et perekond on siis rahva püsimise ja säilimise alus, millest mõned loevad välja just, kui see peaks olema ainult see soo jätkamise funktsioon, aga tänapäeval, nagu me teame, perekonnad võivad rahvast jätkata väga erinevatel viisidel ja lapsi saada, aga ütleme, mittetraditsioonilistel viisidel nii erisoolistes kui ka samasoolistes peredes, nii et seal ei ole nagu, sellel ei ole nagu seda põhjendust seal enam ei ole, et see oli ka seal selles Prop 8 kohtu otsuses oli niimoodi, nii mõnusalt see kohtunik kirjutas ja ütles, et me ju ei küsi me ei tee testi nendele inimestele, kes abielluvad, kas nad on võimelised lapsi saama, et see ei ole eeldus, et kui see ei ole eeldus tegelikult erisoolistele inimestele, siis ei tohi see olla eeldus ka samast soost inimestele, et kuidas see saab olla eeldus samast soost inimestele, et kuna nad füüsiliselt, bioloogiliselt ei saa omavahel lapsi saada, et siis me samas ju ei keela nendel erisoolistel inimestel, kellel ka seda mingisugusel põhjusel seda kas ei ole soovi või ei ole siis võimalus seda teha, et nendele me ei keela ju abielluda. Kui ma ei mäleta, kus riigis see oli, kusagil keskajal oli see teema, et üks võimalus, kuidas naisel oli võimalik abielu lahutada, oli see, et kui mees ei saa hakkama talle lapse tegemisega. Nojah, eks need oli sellised vanaaegsed asjad, et kunagi oli ju üldse et see on nagu isegi veel nagu selline
naisi nagu kuidagi naiste kasuks võib-olla mõeldud säte, aga noh, neid, et ütleme, kui vaadata, mis abielu kunagi on olnud, siis see oli ikkagi nagu omandi küsimus rohkem, et isa, kellele andis oma tütre naiseks, eks ole, poliitilistel põhjustel või majanduslikel põhjustel, et palju seal naise otsustamist. Selles mõttes Eesti põhiseadus on ikkagi väga nagu progressiivne ja selline hästi moodne, isegi kui ta nüüd on juba üle 20 aasta vana. No põhiseaduste kontekstis on ikkagi üsna noor põhiseadus, et kuidas meil praegu on toetusega kooseluseadusele, et eriti huvitab mind praeguste koalitsioonierakondade valijate hulgas. Et seda me uurisime ka, et on olemas ka, ma tean, et on olemas see ERR-i uuring, aga see ERR-i uuring, mis siis tuli, kus olid väga negatiivsed, mis ütles nagu, et ükski justkui ühegi erakonna valijad ei toeta seda kooseluseadust, et see uuring on selles mõttes väikse väärtusega, et seal oli ainult 500 vastajat. Ja kui sa võtad nendest 500-ast veel lahti, võtad selle 500 nende erinevate erakondade pooldajateks, siis sul need veaprotsendid kasvavad seal võib-olla 20%-ni, et siis ei ole nagu enam, et see pluss miinus 10%, et siis see juba on nagu või 20%, et see on nii suur veapiir, et kui sa kujutad ette, et sul on 500 inimest, kellest ütleme konkreetse erakonna pooldajaid on üldse võib-olla pooled, võib-olla vähemgi, ja siis need jagad veel seal 4, isegi ütleme, kui nad kõik jaguneksid võrdselt, siis sa saaksid seal mingi 50 inimese või 40 inimese nagu valimi, või see on nii väike, et lihtsalt, et sellest nagu midagi, et meil oli natuke suurem, meie uuringus oli siis meil oli 1010 inimest, mis andis nagu need, seal on ka need veapiirid läksid seal kohati, ütleme pluss miinus 5% ja nii edasi, aga see annab võib-olla natukene täpsema pildi. Aga siis meie uuringus tuli küll välja see, et kõige rohkem on ikkagi sotsiaaldemokraatide valijate hulgas on üle 60% on ikkagi neid, kes sotsiaaldemokraate valivad, et üle 60% on neid, kes siis ka kooseluseadust toetavad ja vastaseid on seal alla 40%. Nii et sotsdem on väga selgelt, kes on ka väga selgelt selle seaduse taga, väga tugevalt pooldavad seda seadust. Nüüd Reformi ja IRL-i puhul on selline enam-vähem pooleks, kusjuures Reformi puhul on siis neid pooldajaid tiba rohkem, et seal 50% ringis ja siis vastaseid on natuke vähem ja IRL-il on siis vastupidi, et ütleme, neid pooldajaid on natuke alla 50% ja vastaseid üle 50%. Et need 2 erakonda on põhimõtteliselt nagu pooleks. Kui me vaatame ka neid mõlemaid erakondi, siis tegelikult nende erakondade, kui me vaatame ka neid, kes on seal väljendanud oma arvamust, et ütleme Igor Gräzinist Reformierakonnas kuni seal samal ajal jälle Eerik-Niiles Kross või Anvar Samost või seal Yoko Alender või teised inimesed IRL-ist, kes on jälle väga tugevalt või Marko Mihkelson, kes on nagu olnud nagu pooldavad pigem seda, aga kellel siis IRL-i fraktsioon, nendel, kes siis on Riigikokku kuuluvad, IRL-i fraktsioon on ära keelanud hääletada selle poolt, et teised erakonnad on kõik lasknud vabaks, et see on hästi nagu erandlik, kuna see on selline inimõiguste küsimus ja selline hästi delikaatne küsimus, siis kõik erakonnad peale IRL-i on lasknud omal siis valikud vabaks, et kui tavaliselt fraktsioonid ikkagi otsustavad, mis seaduse poolt tuleb hääletada või ei tule hääletada ja siis kui sa ikkagi seda rikud, seda distsipliini, siis on nagu mingisugused sellised tagajärjed tulevad või vähemalt vaadatakse kuidagi kurjalt, siis praegu on jäetud nagu vabaks, et on kõikides erakondades on nii pooldajaid kui ka siis vastaseid, ma ei tea, kas sotside hulgas ka mõni vastane on, aga üldiselt on nii. Nii et selline pilt on, et kahju on sellest, et minul oleks midagi soovitada, siis ma ütleks IRL-ile, et lasku vabaks ja hääletamine, et isegi kui kõik teie liikmed hääletavad vastu, see oli ikkagi olnud niimoodi, et fraktsioonina olite vastu. Et isegi Maltal, kui võeti vastu see kooseluseadus nüüd ka paar aastat tagasi või eelmisel aastal, see oli niimoodi, et olid poolthääled ja siis olid nagu need, kes ei hääletanud. Et ei olnud kedagi tegelikult ühtegi poliitilist jõudu Maltal, kes oleks hääletanud otseselt selle asja vastu. Et mina nagu selles mõttes oleksin nende protsentidega ja ütleme, Keskerakonna puhul on neid toetajaid mõnevõrra vähem,
et seal ütleme 30% piirimail eelkõige seetõttu, et nende toetajate hulgas on päris palju neid, kes on siis väga otseselt mõjutatud Putini Venemaal toimuvast väga, väga sellisest gei-vaenulikust propagandast. Minu jaoks on natukene hämmastav, et kui me vaatame, mis on nagu Eesti elus ja poliitikas reaalselt oluline ja tulevikku mõjutav, siis kooseluseadus on seal kuskil 10. järgu küsimus võib-olla. Ja reaalselt see mõjutab mõnda 100 inimest, kes praegu juba niikuinii koos elavad, see lahendab neil paar väikest probleemi ära, mis nende jaoks on suured, aga ühiskonna jaoks ei ole niivõrd olulised probleemid. Ja põhimõtteliselt mitte keegi ei kaota sellest ja mingi väike inimgrupp võidab sellest ja kogu sellest temaatikast on saanud niivõrd suur ja pidev selline avalik skandaal ja vaidlemine ja sõimamine ja solvamine. See on nagu, ma ei tea, see on selline nagu poliitretoorika või tühjast ülikiskumise hea näide võib-olla. Et Juku-Kalle Raid kirjeldas seda kooseluseadust kui hea tuju seadus, et keegi ei kaota, mõned võidavad. Võidavad ja mitte ainult mõned, ma ütleks, et kogu ühiskond võidab, et selles mõttes, et kui me vaatame seda, mis on juhtunud teistes riikidest pärast analoogilise seaduse vastuvõtmist, siis kui alguses see toetus nagu sellel ei olnud väga kõrge või oli seal nagu nii ja naa, siis pärast selle seaduse vastuvõtmist on nendes riikides väga tugev toetus tekkinud ka sellele, et kõik nagu keegi enam ei ole ühtegi olukorda välja arvatud siis Prop 8 seal Californias, kus ükski riik oleks nüüd otsustanud, et see ei olnud ikkagi hea mõte, et võtame need õigused ära, et kui inimestel juba need õigused on tagatud, siis nende äravõtmisest enam ei räägi keegi ja kõik näevad, et see olukord on nagu täiesti normaalne ja mingit suurt probleemi ei tekikata. Et selles mõttes, et ta tõesti sisuliselt ja kui ratsionaalselt vaadata, siis on ta win-win, eks ole, et seal ei ole mitte mingisuguse, see teeb teatud inimestele teeb elu lihtsamaks ja muudab nagu õnnelikumaks seda ühiskonda ja sidusamaks. Aga jah, see on selline kultuurisõja nagu selline hea asi, mille üle sellist väärtuste sõda pidada, et kui on inimesed, kellel on väga sellised tugevad hoiakud, siis need targad või vähem targad kavalad, ma ei tea, poliitikud ja muidu tegelased siis kasutavad selliseid teemasid sageli ära, et lihtsalt nagu sellist populistlikku populaarsust endale lõigata. Ja mul on väga kahju, et IRL on just see, nüüd kes on muidu tavaliselt olnud assotsieeritud inimõiguste kaitsega ja üldse nagu kodanikuvabaduste ja vaba ühiskonna ja kõige sellise nagu demokraatlike väärtuste kaitsjana, et siis IRL on seekord otsustanud sellise väga lühiajalise populistliku, ütleme mingisugusel põhjusel, mis minu meelest maksab neile hiljem ka kätte, kuna keegi seda ju ei unusta, kui nad sellele vastu hääletavad, et siis on nad otsustanud sellist mängu mängida ja mina nagu sellest konkreetselt ei saa aru, miks nad seda teevad. Praegu IRL-is need kõige tuntumad näod, kes on ka uued tulijad, Kross ja Lender ja Samost ja nii edasi, et nemad ju toetavad seda kooseluseadust. Aga kes need on siis, kes seda konservatiivset külge ajavad seal? No kindlasti ongi mõned inimesed, kes on nagu konservatiivsed, nagu tõsimeeli leiavadki, et see ei ole õige ja need on nagu teistes erakondades, aga väga palju on ikkagi, ma arvan, et need on need IRL-i taustaga need poliittehnoloogid, eks ole, kes siis lihtsalt kalkuleerivad külmalt, et on olemas mingisugune selline valijate grupp, kelle hääli saaks niimoodi endale tõmmata võib-olla. Ma ei tea, kus nad seda võtavad, sest et kui vaadata nagu näiteks suve algusega võrreldes nüüd erakondade populaarsusreitinguid, siis kooseluseaduse poolt või vastu olemine ei ole nüüd kellegi reitingud kuidagi oluliselt muutnud, pigem on IRL oma reitingus kaotanud võrreldes suve alguse ajaga.
ja Reform ja sotsid juurde saanud, nii et ma ei näe nagu seda, kuidas nad seda enda huvides nagu ära kasutavad. Ja Eesti inimesed põhimõtteliselt selles küsimuses, see ei ole see küsimus, mis neid nagu motiveerib valimistel ühe või teise erakonna poolt hääletama minu meelest. Seal on ikka teised olulisemad teemad minu meelest, mis inimestele ikkagi nagu majandusküsimused, põhimõtteliselt siis kõik, mis seondub Venemaaga, eks ole, kas keegi on Venemaa poolt, Venemaa vastu ja nii edasi, et need on need teemad, mille pärast inimesed valivad ühte või teist erakonda või missugused need ühiskondlikud nagu sellised narratiivid on tekitatud. See, kas keegi nüüd pooldab see samasooliste kooselu või mitte, et see tegelikult minu jaoks, ma muidugi ei ole mingisugune suur poliitika ekspert, aga ma nagu ei näe nagu seda, kus see kasupunkt on, et selle asjaga nagu niimoodi mängida. Eriti kui ma näen, mis oht sellel on, et kui täna on näiteks ole need samad lesbid, geid ja biseksuaalsed ja ütleme, samasooliste kooselu muidugi transsoolisi ei puuduta, sest seal võib-olla nii samast soost inimesega koos elada soovivad inimesi kui ka erisoosist, olenemata siis, mis vahes nad seda sugu vahetasid, aga nendele puudutab ka, et kui nad muidu peaksid äkki abielu nagu lõpetama, kui nad sugu vahetavad, et siis nad saaksid vähemalt koosellu edasi jääda. Aga et selles mõttes, et see nagu selline mõtteviis, et meie enamuses nüüd otsustame, et see vähemus on nagu sellel vähemusel tohivad need õigused olla või neid ei tohi olla või see vähemus meile meeldib, see ei meeldi, et kes see järgmisena siis on, et väga hirmutavad ja õõvastavad on näiteks, mis ma lugesin, kas see oli Bulgaarias vist või oli Rumeenias, Bulgaarias vist, kus siis oli nagu tõsimeeli mõned parteid nagu räägivad sellest, et paneme kõik Rooma päritolu inimesed koonduslaagritesse või töölaagritesse, sest et siis ainult neid saab nagu kasvatada. Et täpselt see sama, nagu mis meil on olnud juba üle elatud eelmisel sajandil suur nagu katastroof, mis on samast nagu ideoloogiast lähtuv, et on mingisugused inimesed, kes on vähem väärtuslikud ja kelle suhtes siis võidakse. Ma võib-olla natuke spekuleeriks selle koha pealt, et miks IRL-i juhtkond on läinud seda teed. Ainukene juhtum, kus ma Eestis tean, kus ajakirjandus on mingisuguse loo pannud sahtlisse surve tõttu, oli ühe ajalehe toimetuses mitu aastat tagasi, kus kirjutati ühest Eesti kirikust, kus oli skandaal, mis päevavalgele ei jõudnudki. Ja siis olevat üks EELK tegelane helistanud peatoimetajale, et okei, et kui te selle avaldate, siis me ütleme kõigile oma usklikele, kõigile kogudustele, et lõpetage selle lehe tellimine ära. Võib-olla IRL panustab praegu selle peale, et kui nad on kooseluseaduse vastu, on kuni valimisteni selle vastu, et siis kirikutes öeldakse, et valige IRL-i, et nemad on õiged inimesed, nemad kaitsevad pereväärtusi ja traditsioone ja kõike neid asju, mis on meile pühad. No ma ei tea jälle, see on jälle hästi nagu selline kummaline nagu see, et palju siis neid inimesi on, kes nüüd kirikust saavad juhtnööre, kelle poolt hääletada, et võib-olla tõesti maapiirkondades on nagu see nii, üldse see on nagu eraldi küsimus, et seda on ka võiks ju keegi uurida nagu, et kuidas üldse see Eesti kirikute ringkondadesse niivõrd tagurlik selline, sest ega see teistes riikides ei ole ju selline olukord, et kui me vaatame põhja poole, siis need samad kirikud justkui samade väärtuste eest seisjad, et nendel ei ole mingit suurt probleemi või vähemalt nad on nagu muutnud oma arvamust, et see, et Eesti kirikud väga ühtselt kusjuures, kõik, et kui midagi on, mis Eesti kirikuid on väga tugevalt ühendanud, siis see on kooseluseadusele vastu seismine, et kõik, mis usust me räägime, õigeusust kuni, ma ei tea, juudi usuni, islami usuni, eks ole, kõik on väga tugevalt nagu selle vastu, et see tundub nagu, samas on iga usu pooldajate või iga usu järgijate seas on ka neid, kellele tegelikult kooseluseadus nagu sobib ja kellel ei ole selle vastu midagi. Et seda me tegelikult küsisime ka oma uuringus, aga seda me ei pannud sinna sisse, kuna see inimeste osakaal oli nii väike ja seal need veaprotsendid läksid kohutavalt suureks, aga et oli näha küll, et ei ole niimoodi, et on kõik usklikud on vastu.
kindlasti mitte, et on ikkagi küll vähem, aga ikkagi iga usu pooldajat, iga usu järgijate hulgas on neid, kes ka nagu peavad seda, noh, et kes ei pea seda nagu probleemiks, et ka ülemaailmselt, et kui vaadata, noh, et kui ma ei tea, mingites riikides, isegi Poolas minu teada on hea näide, kuidas just lõid seljad kokku juudi kogukond ja gei kogukond, et võidelda sallimatuse vastu. Kuna mõlema suhtes oli tegelikult sarnane nagu sallimatus levinud, et üks oli siis selline ütleme, jah, selline rassistlik, ütleme, juudi vastasus ja teisest mõttes homofoobia, et siis need nagu leidsid nagu koos võimaluse olukorda paremaks muuta. Et minu meelest Eesti kirikutes võiks ka nagu mingisugune selline muutus toimuda. Võib-olla kirikute jaoks on see mõnes mõttes ka promo küsimus, et ennast rohkem pildile tuua, et no inimene ei pruugi mõelda selle peale, et kirik on olemas, et ma peaksin sinna minema, aga kui kirik võtab sõna kusagil, kirikupea võtab sõna, siis ta vaatab, et vähemalt on olemas, et äkki peaksin ka minema. Et huvitav oleks uurida, et kas kirikus käimine on kasvanud nüüd kogu selle jama ajal. Mõnes mõttes on selline nagu marketing, nagu USA-s, kui on mõni selline vananev ja juba vähem populaarne naislaulja, siis ta võtab omal aluspüksid ära ja näitab paparazzole, mis seal all on. Et hea viis korraks pildile saada ja meil tuletada, et sa oled olemas ometigi. Nojah, samas kui me vaatame, kui palju üldse kirikud ühiskonna asjadesse on sekkunud, siis me neid teisi nagu ei näe, et see on nüüd siis ainus teema, kus nad leiavad, et nad on pädevad ja valmis nagu ühiskondliku arutellu oma panuse andma. Kusjuures väga huvitav on ka see, et kui vaadata neid argumente, mida kirikute organisatsioonid on esitanud sellesama kooseluseaduse menetluse käigus, siis väga huvitaval kombel on need enamik argumente on siiski justkui sekulaarsed, et ei ole väga nagu usupõhised, nagu, et öeldakse küll, et jah, et see on nagu pühakirja vastane ja nii edasi, aga siis hakatakse rääkima ka, ma ei tea, mingite laste heaolust, perekonna kadumisest, ehk siis see sama retoorika, mis on nagu selline sekulaarne retoorika, kuna ilmselt kirikud ise saavad ka aru, et see nende usul põhinev asi ei lähe lihtsalt nii väga peale, et nad peavad nagu mingitele muudele, et seda on ka uuritud, ma lugesin just huvitavat teadusartiklit ka seal, mis oli Ühendkuningriigi kohta kirjutatud, et kuidas seal siis see retoorika usuringkondade puhul oli muutunud väga tugevalt selliseks sekulaarseks, hästi pragmaatiliseks, hästi selliseks, et kõik need nagu see, et nagu see tundus väga huvitav fenomen, et miks nad seda siis nagu, et nad ei on nagu kaotanud tegelikult oma selle uskliku pale ja muutunud lihtsalt selliseks mingisuguse nagu huvikaitse organisatsiooniks, mitte lähtudes siis oma sellest nagu pühakirjast või mis neil on, vaid pigem siis sellisest mingisugusest sellisest ideoloogiast. No kui nad kasutavad sekulaarseid argumente ja kui nad leidnud lõpuks esimese teema, kus nad kõik samal nõul, et see võib-olla pigem on tõesti küsimus rahas. Et Eesti vähemalt õigeusu kirikul on väga tugevad sidemed ida pool, seal kirik on üsnagi riigiga samal meelel, et peaks piirama samasooliste paaride õigusi ja väga palju on ka nende vastast vägivalda seal, millega riik ei tegele lihtsalt. Jaa, see on kindlasti, see on ka teiste kirikute puhul, kes siis saavad läänest või on seotud lääne, ütleme just nende fundamentaalsetega, et minu meelest, ma ei ole seda nii tugevalt uurinud, aga see võiks olla väga huvitav, kas siis ajakirjaniku või siis mõne nagu isegi süvitsi uurija inimese teema, et uurida, et kuidas see Eesti kirikute areng on toimunud ja millisest hetkest nad tegelikult niimoodi nagu radikaalsemaks pöörasid, sest minu meelest mingitel aegadel nagu seal, ütleme, sajandi vahetuse paigus olid kirikud sellised suhteliselt nagu, mitte progressiivsed, aga et nad ei olnud ka vähemalt nagu nii radikaalselt vastu, et pigem kas nad siis ei öelnud midagi või olid siis väga sellised,
ettevaatlikud ja nii edasi, et nüüd niimoodi nagu tugevalt välja tulla mingi asja vastu on nagu uus asi ja see on hakanud just nagu mingite viimase võib-olla 10 aasta jooksul on see toimunud, et võib-olla on samal ajal on jälle näha ka seda Ameerikast pärit fundamentalistlikke kirikutegelaste ja muidu siis selliste geivastaste jutlustajate liikumine Eestisse, et ka näiteks see Paul Cameron, keda ju teatakse üldiselt kui sellist inimest, kes seal samas Zimbabwes on käinud, on Venemaal käinud, et tema ju samuti pidas siin Eestis avaliku loengu, kui ma ei eksi, siis oli see selles vanalinna hariduskolleegiumis, et teisigi neid on siis siia toodud ja see oli veel enne seda, kui siis see SAPTK ja nende siis tegevus rohkem alguse said, nii et võib-olla sealt see mingi seeme ka tärkas, eks ole. Ja raha kindlasti mängib seal oma rolli, et meie kirikud ei ole ju teab mis rikkad ja jah, aga Eestis kirikud on ju vähemalt ühel viisil riigi poolt subsideeritud, neil on maksuvabastus. Jürgen Ligile üldse ei meeldi maksuerisused ja tema tahaks pigem koguda kõigilt sama palju ja siis vaadata ise, et kuhu peaks raha suunama, et näiteks mingisuguse iidse kiriku restaureerimiseks või mis iganes. Et äkitselt peaks riik siinkohal sekkuma ja võtma kirikutel ära selle maksuvabastuse, et ma saan aru, et Californias oli see teemaks, et kui kirikud tulid välja, hakkasid agiteerima selle Prop 8 teemal, et siis tuletati neile meelde, et kuulge, et teil on maksuvabastus ja see on nagu sellisel aumehe kokkuleppel, et ei tegele poliitpropagandaga ja kui te nagu veel jamate selle teemal, et siis me võtame teilt ära selle maksuvabastuse. Ja, see nagu üks ühele, siis oleks nagu selline usuvabaduse küsimus, et kas nüüd inimene nagu väljendab oma vaateid, et siis nüüd selle eest. Aga ma olen nõus sellega, et kui on nagu riik andnud teatud organisatsioonidele teatud tingimustel mingisuguse eristaatuse, siis kui nad neid tingimusi, mille eelduseks siis eristaatus oli, hakkavad nagu teatud olukorras rikuvad või ei täida enam neid tingimusi, siis muidugi tuleks eristaatus üle vaadata. Et ma täpselt ei ole kursis sellega, mis erandid neil on, aga ma tean, et Eesti, või mul on nagu see mulje jäänud, mitte ma ei tea, aga et mul on mulje jäänud, et Eesti kirikud on selline suhteliselt suletud, päris selline hierarhiline, selline väga-väga konservatiivne suletud ring või seltskond, kellel on teatud nagu poliitiliste jõudude juurde päris tugev ja pidev ligipääs, aga kes nagu ei ole suutnud ennast nagu hästi kohandada selle muutunud maailmaga, kus me nüüd elame, et nad on nagu jäänud kinni mingisugusesse minu meelest, et tegelikult kui ma vaatan ju seda, ma olen ju käinud ka nagu teistes riikides ja vaadanud, millega seal nagu tegelevad kirikud, et nad tegelevad hea tegevusega, USAs ka enamik kirikuid, ütleme need fundamentalistid välja arvatud, aga need pakuvad igasuguseid sotsiaalteenuseid, hoolitsevad seal inimeste eest, kellel supiköögid, asjad, Eestis tehakse seda ka, aga ka see on selline hästi-hästi väike asi, või siis teevad nagu arenguabi annavad, käivad arengukoostööd tegemas, ka jälle nagu rangetel tingimustel, et nad tegelikult ei tohiks sellega koos oma mingit ideoloogiat levitada, vaid pigem lihtsalt missioonitundest tulevad, teevad head inimestele. Et see, et ma tahaks, et Eesti kirikud oleksid samamoodi nagu pigem fokusseeriksid ennast nagu sellele positiivsele, et nad seisavad mingisuguste heade väärtuste ja nende inimlike oma usust tulenevate väärtuste eest pigem mitte ei võitaks nagu selle vastu või neil oleks kogu aeg mingisugune negatiivne kuvand, kuidas nad nagu selle või teise asja vastu võitlevad või näitavad üles oma mingisugust rahulolematust. Et minu meelest see aitaks ka neil endal nagu areneda ja rohkem ühiskonnaga sidustuda ja saada nagu ühiskonna loomulikumaks osaks. Kui me võrdleme kahte numbrit, üks on see rahanumber, mida sinu organisatsioon Eesti Inimõiguste Keskus saab riigi käest igal aastal versus see number, mis Eesti kirikute käest jääb saamata maksuvabastuse tõttu, siis kumb on suurem?
no seda ma ei oska öelda, sest ma ei tea, kui suur see, ma tean, et kirikul on väga suured kinnisvarad siin, ta arendab ühte suurt pilvelõhkujat siin sealsamas seal Rävala puiestee otsas, aga et ma ei kujuta ette, kui suur see summa on, mida nüüd need kirikud kuidagi erisusega saavad. Ma tean, et, et meie eelarve on aastas umbes selline, ütleme, inimõiguste keskuse puhul on ta mingi 250-300 000 ka eurot aastas, aga see ei ole raha, mida me saame vabalt kulutada, kuhu me tahame. Nagu see ei tule kõik riigilt ju ometigi. Ja see ka kõik ei tule riigilt, et seal väga suur osa ongi need samad sinu poolt juba nimetatud Norra fondid, vabaühenduste fond ja osa tuleb ka Euroopa Liidult, Euroopa pagulasfondilt näiteks, ja need on kõik väga rangelt defineeritud ja osaliselt riigi poolt ka ette kirjutatud, mis me selle rahaga üldse teha tohime, eks ole. Me oleme küll mingi projekti kirjutanud, aga see projekt peab vastama mingitele tingimustele hiljem, kui me seda raha kulutame, me peame vastama teatud tingimustele. Nii et selles mõttes ka võrreldes sellega, mis raha tegelikult on Saptkil, kes on kogunud selle pigem siis mitte selliste, neil ei ole nendel rahal sellist nagu täägi küljes, et see raha läheb selleks ja see raha läheb selleks, vaid neil on nagu vabalt kulutada, siis see on ka nagu suhteliselt ebavõrdne olukord, et tegelikult kasvõi selle kooseluseaduse poolt on palju raskem kodanikuühiskonnas mingit kampaaniat teha või midagi teha, sest lihtsalt ei ole nagu seda baasi, kus ei ole seda nagu seda vaba raha, mida saaks täna nüüd võtta, et kulutada näiteks mingisuguseks otstarbeks, mida Varro Vooglaid ja teised saavad seal Saptkis saavad nagu teha. Ja see on üks murekoht, mis ma arvan, mida tuleb hakata lahendama, et tuleb mingis mõttes ma imetlen nagu seda, millega nad on hakkama saanud, et nad on tõesti suutnud ka Eestis eraisikutel, isegi kui see on olnud hirmutamine ja nii edasi, et nad on suutnud Eestis koguda mingi konkreetse, mitte siis nagu, ma ei tea, nälgivate laste või kasside või sellise või mingi aparaadi ostmiseks kuhugi haiglasse, et mitte sellele eesmärgil, vaid lihtsalt oma mingi väärtuse huvi kaitseks on suutnud koguda ikkagi päris märkimisväärse hulga raha eraisikust annetajatelt. Täpselt muidugi ei tea, mis see profiil on, kas seal on üksikud, kes annetavad palju ja palju neid üksikuid väikseid annetajaid on, kes siis annetavad vähe summat korraga, kui palju neid on siis. Aga et see iseenesest on ju lootustandev, et Eesti inimesed on nõus sellisele teemale raha andma ja see tähendab, et ka pooldajate hulgast tuleks tegelikult seda tööd rohkem teha, tuleks need inimestele anda see võimalus, et mina ei tea, Elver, kas et kui näiteks sinul oleks võimalus annetada, ma ei tea, iga kuu või iga aasta mingi hulk eurosid näiteks mingisuguse sellise sinu jaoks olulise väärtuse nagu inimõiguste või ma ei tea, demokraatia või mingisuguse sellise, et sa tead, et sa annad selle raha igakuiselt, aga et sa ei taha nagu otseselt midagi vastu saada, aga sa tead, et nagu selle raha eest see organisatsioon nagu saab tegutseda vabamalt ja reageerida vajadusel nagu kui mingisugune oht või mingisugune probleem tekib, mida sa sellest arvad? Mina olen annetanud nii oma aega kui ka oma raha ja üsna suurtes kogustes mõlemat, et tegeletaks minul oluliste teemadega. Ja ma olen ise mitmes MTÜs kaasalööv inimene, nii et selles suhtes, et see ma mõtlen ka nagu niimoodi, et aga sellised, kus sa ise seotud otseselt ei ole, et sa toetadki ainult nagu tead, et usaldad seda teist inimest või neid teisi seda mingit gruppi inimesi, kes teevad mingit, ma ei räägi nagu meist konkreetselt, aga ma räägin lihtsalt nagu üldiselt, et kas oleks nagu, et mina tegelikult nagu sellist väga nagu sellist püsivat annetust ei ole veel kellelegi teinud, välja arvatud maksan nagu juristide liidu liikmemaksu, et kes esindab juristide huve, et kus ma ise ka olen volikogus, aga mina ise ei ole niimoodi väljaspoole eriti annetanud vist regulaarselt kindlasti mitte, aga mõned korrad niisama küll, kui on oluline teema olnud. Samas on mitu inimest, kes on pannud regulaarse maksekorralduse näiteks Eesti internetikogukonnale ja ka vist MTÜ Ravikanep saab vist ühelt inimeselt praegu regulaarset annetust. Et sellised inimesi on küll Eestis, et see trend täitsa on olemas, et sinna poole. Aga selles mõttes, et see Varro Vooglaiu saavutuse imetlemine, et mõnes mõttes ma saan aru, et Varro Vooglaid on nagu Eesti kodanikuühiskonna suurim edulugu praegu. No tundub nii, et tuleks talle anda see kodanikuühiskonna aasta tegija auhind. Loomulikult, koos sellega kaasneb ka 5000 € preemia. Just.
et see minu meelest selles mõttes ma näengi, et sest et minu jaoks ikkagi tegelik kodanikuühiskond ei ole tingimata see, kes siis saab väga palju raha nagu riigilt mingi projektipõhise konkursi võitjatena või veel hullem, nagu mõned siin saavad nagu lihtsalt otsustuskorras teistele mingit konkurssi välja kuulutamata, antakse lihtsalt mingid summad raha mingitele organisatsioonidele, mingite sidemete tõttu ametnikega või nagu ka internetikogukond on saanud seal seda Riigikogu katuseraha ükskord. Et see pigem mulle ei meeldi, kui pigem õige kodanikuühiskond on see ikkagi, mis kogubki ja töötab mingite toetajate, vähemalt osa oma rahast nad saavad siis sellelt toetajatelt ja mis on meil nagu puud, ongi see kodanikuühiskonnas selline progressiivne nagu ütleme koalitsioon või selline progressiivne inimeste hulk, et rääkides sellest samast kooseluseadusest või et ega kooseluseadus on ainult üks selline asi selles laiemas pildis. Et küsimus on selles, millist ühiskonda me tahame. Et me näeme, et need, kes tahavad sellist teistsugust ühiskonda, kui näiteks mina tahan, need, kes tahavad sellist konservatiivset, kes tahavad minna tagasi keskaega, eks ole, et need on hästi organiseerinud, need on koguvad väga aktiivselt endale raha ja väga hästi kommunikeerivad seda ja teevad seda. Ma ei näe, et seda toimuks nagu sellel progressiivsel poolel. Et ma arvan, et selle progressiivse poole puhul ongi vaja ka nagu ka laiemat pilti näha ja näha, et see, et me nüüd nagu kas kooseluseadus võetakse vastu või ei võeta vastu, et see on lihtsalt üks asi selles üldises arengus. Ja kui me vaatame ka seda sama uuringut, kas või seda sama, mis LGBT teemat puudutab, siis me näeme tegelikult, et need hoiakud ei ole muutunud positiivsemaks. Et me oleme, varem oli nagu selline, justkui nagu selline arvamus õhus, et ma arvan ka poliitikute ja siis poliitikakujundajate hulgas, et küll aeg teeb oma töö ja kõik läheb paremaks, inimesed nagu lihtsalt kuidagi iseenesest muutuvad oluliselt sallivamaks. Ja siis me näeme nagu vähemalt selle 2 aasta lõikes, et sellel teemal vähemalt seda ei ole tegelikult nagu oluliselt juhtunud. Võib-olla see võtab siis lihtsalt nii palju rohkem aega, aga kas see on mõtet nagu seda aega siis oodata või tuleks nagu midagi ära teha. Ja siin ongi see küsimus, et mis minu jaoks isiklikult on muutunud nagu üheks olulisemaks ongi see, et me peame nagu looma selle tugeva nagu baasi oma nii toetajate puhul, et mitte ainult meie inimõiguste keskus, aga üldse nagu kodanikuühiskond peab ikkagi nagu selle rohujuure tasandiga ja nende inimestega tegutsema, et muidu on nagu õudselt mugav on küll niimoodi nagu siin Tallinnas kuskil istuda, eks ole, kesklinnas kontoris ja elada sellest riigi mingitest, ütleme, sellest projekti toetustest, aga niimoodi on ka väga lihtne on nagu kaotada seda pikemat sihti või kui sul ei ole seda nagu või ka ütleme sellist nagu tunnetust, mis seal nagu rohujuure tasandil toimub. Et me õnneks, ma arvan, et me ei ole seda veel kaotanud ja ma arvan, et me töötame selle nimel, et seda mitte kaotada ja hoiame ennast kursis toimuvaga ja ka ütleme selle riigirahastuse puhul me oleme äärmiselt nagu ettevaatlikud, et mitte jääda sõltuma nagu ühest allikast, mille läbi siis saadaks meid mõjutada, aga mina ütleks, et sellist luksust, et sul on nagu vaba raha, millega sa saad ise valida, muidugi mitte seda, et sa nüüd kulutad selle oma nagu mingiks isiklikuks otstarbeks, aga et sa saad nagu kiiresti reageerida konkreetsetele ühiskonnas toimuvatele küsimustele, siis see on see, mis meil puudu on olnud, et see kooseluseadus on minu jaoks olnud selles mõttes hästi suur nagu üles äratus või selline moment, et aga nüüd kui juhtubki selline asi, et kas me oleme valmis, kas me oleme piisavalt paindlikult valmis reageerima, mis me siis nüüd teeme, kas meil on mingi strateegia, kuidas me aitame sellele kaasa, et mis ma vaatan otsa on, meil on mingid projektid, mis jooksevad mingil teisel teemal, inimesed on kõik nendega hõivatud, ainuke viis, kuidas teha on võtta kas vabatahtlikult kuidagi teiste asjade kõrvalt sellega tegeleda, et see on nagu, see on probleem ja sellega tuleb nagu tegeleda. See on üks põhjus, miks mulle katuseraha meeldib, et seal ei ole kirjas eriti täpselt, et mida sa sellega tegema pead,
aga samas, et kui see erakond, kes sulle parajasti raha andis, et nemad mingit jama teevad, siis no nende konkurent on alati teises fraktsioonis saavad sulle samuti raha anda, kui sa nad välja vihastad näiteks mingil põhjusel. Et noh, selles mõttes on üsna paindlik variant on see. Aga ühesõnaga, et Eesti Inimõiguste Keskusele saab annetusi teha ja pangakonto number on ilmselt teil kodulehe peal olemas. Me hakkame ka nüüd sellega tegelema tugevamalt järgmiste kuude jooksul, nii et seda tasub vaadata seda. Aga senikaua ma soovitan ikkagi kõiki kooseluseaduse teemal tutvuda tegelikult selle seaduse sisuga, vaadata kaugemale sellest pealkirjast ja sellest, et ka öelda oma öelda ka teistele, et nad vaataksid seda, et mitte kuulaks seda, mis räägitakse, mis kooseluseadus on, vaid ise ka tutvuksid selle tekstiga ja näeksid, et seal ei ole midagi sellist täiesti ennekuulmatud või täiesti kuidagi, või et ta ei ole abielu võrdsustamine või et seal on väga konkreetsed õigused, konkreetsed kohustused, suhteliselt selline lihtne asi, et tasuks vaadata kaugemale. Et kui me rääkisime siin alguses ka nendest arvamuse uuringutest ja nii edasi, siis sealt tuli ka välja väga huvitav fakt, et kui inimestelt küsida, et kas nad on siis sellise kooseluseaduse kui sellise poolt või vastu või mingisuguse suurema küsimuse vastu, et siis oli vastaseid rohkem kui näiteks, kui küsida, et kas sa mingi selle konkreetse õiguse poolt, kas sa tahad, et geisid ja lesbiseid, et nendel oleks kaitse diskrimineerimise eest. Ja kõik ütlevad jah, üle 60% ütlevad jaa, muidugi ei tohi diskrimineerida. Ja siis nad ei vii seda kokku, et aga see kooseluseaduse eesmärk ongi seda diskrimineerimist vähendada. Et see on see meie kommunikatsiooni küsimus lõppkokkuvõttes. Aga jah, et ma arvan, et tänaseks see saade on ennast ammendunud selle teema puhul. Kooseluseaduse kohta me ei tea veel, mis sellest saab. Mis sina, Elver, arvad, kas läheb läbi või ei lähe läbi? No praegu on põhiküsimus see, kas läheb läbi enne valimisi või pärast valimisi. Ütleme, küsime, kas ta läheb läbi nüüd enne valimisi. 50-50 pakun mina, aga pärast valimisi läheb kindlasti, kui praegu ei lähe. Okay. No mina võtan sellise optimistliku positiivse suuna, mina arvan, et ta läheb läbi. Ja siis täname kõiki kuulamast, aitäh Elverile. Aitäh sulle ka ja saab teha annetusi nii Inimõiguste Keskusele kui ka MTÜ Vabakanalile, kui tahate rohkem saateid saada. Just, kindlasti, kui te olete huvitatud rohkem meid siin kuulamas, rääkimas kuulata, siis kindlasti annetage, et see motiveerib ka meid rohkem ja tihemini neid saateid tegema. Aga siis kohtumiseni juba järgmisel korral uue inimõiguste teemaga. Kohtumiseni.